Kaunist keskhommikut kõik raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Tallinna abilinnapea Tiit Terik ja Lasnamäe linnaosa vanem Miroslav Berezovski. Mina olen saatejuht Janek Mägi ja alustame kohe kevadkoristusega. No tavaliselt Miroslav on vist niimoodi, et riisutakse lehti, igasuguseid selliseid asju tehakse, aga teie olete otsustanud metallikoristusega pihta hakata. Kuidas see täpselt käib? Jah, kui seda võib nii nimetada, siis see on metallikoristus, jah. Et me alustasime 16. aprill päris tugeva kampaaniaga Lasnamäe linnaosa, nii nagu kõikide magalareoonide, suur probleem. Parkimine ja seisvad romuautod, need on omavahel seoses. Ühed isustavad ära tänavapildi, keskkonnareostus, õlid jooksevad välja ja teiseks inimeste mure, et parkimiskohad on kinni ja ei ole õhtul töölt koju tulles kuskil autot parkida. Ja siis me alustasime päris aktiivselt nende äraveoga. Ütlen ausalt, läheb hästi. Inimestelt on väga tugev tagasiside. Väga tugev tagasiside on ka osalistelt nendelt omanikelt, kes on avastanud, et nüüd võiks midagi teha oma autoromuga, mida iganes. Viivad ära Kuusakoskisse. Me ise oleme Kuusakoskiga ühenduses, et viia ära need, mida isegi parklasse ei ole mõtet viia. Tänaseks on linnatänavatelt Lasnamäelt me ära saanud suurusjärk 70 autot ja lisaks veel need, kes on ise aktiivselt tegelenud. Tiit, kui palju Tallinnas selliseid autosid üldse võib olla, mis lihtsalt seisavad ja millel ei ole nagu kasutust ja hoiavad parkimiskohti kinni? Tegelikult see liiklusruumi defitsiit on päris suur ja neid autosid üle linna on, ma isegi julgen öelda, et hoomamatu number. Kui me Lasnamäega siin arutasime seda küsimust, nad ütlesid, et nendel on kuskil 500 ja 1000 vahel see number. Me võtame sinna juurde Mustamäe, mis on suur linnaosa, Haabersti, Nõmmel ja Pirital tõenäoliselt vähem, aga neid autosid on tegelikult hoomamata number. Ja kui Miroslav rääkis siin, palju on Lasnamäelt praegu ära viidud munitsipaalpolitseiamet, linnaosad, siis me oleme juba eelmise aasta numbrit üle löönud, ehk et me oleme selle väga selgesse fookusesse võtnud, seda eeskätt sellepärast, et need romud punkt 1 ei ole ilus vaadata, keskkonna aspekt loomulikult sinna juurde, aga nad võtavad ära selle väga defitsiitse liiklusruumi, ehk et kui sul naabri Mati romusõiduk pargib maja ees juba 4. aastat järjest ja sina igal õhtul otsid, kuhu oma auto parkida ja mitusada meetrit siis koduni kõndida, kui sa lõpuks oled õnnelik ja selle koha leiad, ei tundu väga mõistlik mõte. Miks seda varem ei ole tehtud? Et kas varem on seal mingisugused juriidilised muudatused toimunud, et seda on võimalik teha? Miks varem seda tehtud pole? Tead, seda on tehtud varem ka, aga võib-olla see intensiivsus ei ole nii tugev olnud, eks sellega loomulikult kaasnevad ka omad kulud, kui munitsipaalpolitseiamet tellib teisaldamise, see maksab, see parkla, kuhu me viime, see maksab, regulatsioon näeb ette, et me peame seda ka mingitel juhtudel aasta aega hoidma, et äkki omanik ärkab ja tuleb sellele autole järele, ehk et see on seotud kuludega, praegu me oleme võtnud selle väga selgesse fookusesse, vabastada linnaruum romudest, aga siin on ka mõned sellised seaduse pügalad, mida võiks muuta, et me saaksime oma tööd efektiivsemalt teha. Ma olen ka minister Sutile kirja saatnud, mille suur üldine sisu on see, et kui liiklusseadust muuta, teatud pügalaid seal, siis oleks võimalik selline auto, mis on kas registrist mingi perioodi olnud kustutatud või tal ei ole kehtivat ülevaatust, et meil oleks vabamad käed selliste autodega tegeledes. Täna romusõidukiks me saame nimetada seda, mis on näiteks ilma mingi olulise detailita, kas tal puuduvad peeglid, rattad on alt ära, aga kui tal lihtsalt on rehvid tühjad ja samal katusel, siis ta on uinunud sõiduk ja temaga tegelemiseks on meil palju vähem võimalusi. Aga meil on tegelikult üks mõte veel, kui rääkida parkimise tasust, siis linna enda õigus on kehtestada parkimistasu, nii nagu meil on kesklinnas, vanalinnas, südalinnas ja üks mõte, mida võiks edasi arendada, on see, et nende autode jaoks, mis ei ole näiteks 6 kuud olnud registris või millel ei ole 6 kuud olnud ülevaatust, tekiks tasuline parkimistsoon terves Tallinnas,
mis tähendab seda, et kui Lasnamäel mingi auto ei ole 6 kuud registris olnud, talle tekib parkimistasu kohustus, inimene loomulikult seda ei maksa, meil on võimalik siis sealt juba edasi liikuda. Aga see on täna mõte. Mina olen tegelikult elanud päris olulise osa oma elust Lasnamäel, kasvanud seal üles ja ma saan väga hästi aru, et kui me saime 77. aastal esimese auto, siis maja ees oli ainult mõni üksik. Et kogu see Lasnamäe linnaosa ei ole ju tegelikult arvestatud selle 50-aastase ajaga, et lihtsalt areng toimub. Aga mis lahendused siis on nende parkimiskohtade leidmiseks, et kas te ehitate siis Lasnamäele mõned uued suured parkimismajad, kus inimesed saaksid mugavamalt parkida? Mida te teete? Täna plaanis ei ole neid just parkimismaju ehitada. Linnaosal on parklad, niinimetatud Rahude koridor, kus kunagi, kui ehituseks läheb, siis see on ette nähtud ja broneeritud. Seal on täna linnaosa parklad, kus kontsessioonilepingute alusel toimetavad operaatorfirmad, seal on parklad, aga lisaks sellele meil on ka linnavalitsusega koostöös, ütleme nii, me oleme suht lõpusirgel. Selle koha pealt Tiidule aitäh, päris aktiivselt on kaasa aidanud meile selle juriidika liikumises, et plaan on linnale kuulub maa, mis on korteriühistute läheduses, naabruses, üle tee, mida linn ei näe lähima 15 aasta jooksul aktiivses kasutuses. Ja mida oleks võimalik kasutada korteriühistute poolt parklatena, niimoodi, et linn annab selle maa korteriühistule rendile ja korteriühistu võtab enda peale kohustuse vastavalt nõuetele see siis välja ehitada oma korteriühistu liikmetele parkla jaoks. Me seda mõtet väga aktiivselt praegu lükkame, et just lahendada seda defitsiiti. Parkimisteema Tiit juba tõi sisse. Ma mõtlen, et parkimistasud. Tallinn on ikkagi olnud pikka aega linn, kus parkimine on kallis. Ma mõtlen vanalinnas, kesklinnas, kõike muud. Ma mõistan väga hästi, et parkimise korraldamiseks üks võimalus on panna sellised hinnad, et inimesed ei taha autoga näiteks kesklinnas käia. Aga kuidas teha niimoodi, et lisaks jalakäijatele oleks ka autoomanikel mugav, mõnus ja mõistlik linnas liigelda? No eks see sõltubki sellest ressursi kasutusest, et kui me mõtleme parkimistasu peale, mis tema eesmärk on, ühtepidi reguleerida nii-öelda kasutamist ja intensiivsust ja teine on loomulikult siis ka üks väheseid võimalusi linnakassasse tulu teenida, et kui ma õigesti mäletan nendest suurusjärk 4 maksust, mida seadus Tallinna linnal lubab koguda, nende kogu maht meie eelarves on mingi 1,3–1,4% umbes, kui ma õigesti mäletan. Aga parkimistasu, kuidas seda mugavaks teha, eks selle hinna tegelikult komponent on see, mis inimese mugavus teeb ja siis see kohtade kättesaadavus, eks siin linnas on ju keskuses tulnud juurde ka parkimismaju, millest me natukene rääkisime, kus lühiajalist parkimist teha. On see siis mõne kaubanduskeskuse all Estonia juures või siis ka mõne teise suurema poe juures. Mugavuse küsimus on see, kus inimene siis peab mõtlema, et kui palju ta selle eest peab maksma ja välja käima. Et vaadates maailmas ringi, siis need tasud võivad olla väga erinevad, et kui sa New Yorgis käid ringi vaatad, seal on sul $20, on sul võib-olla tund või pool päeva, samas mõnes Euroopa linnas, mis justkui tundub, et on väga kallis Lõuna-Euroopas, siis seal maksad sa võib-olla ainult 2–2,5 eurot selle eest, et eks see on lõppkokkuvõttes otsustamise küsimus, et kui palju maksustada ja selle tõttu siis ka reguleerida parkimist. Kas see debatt, et kui palju autod tohivad kesklinnas sõita ja kus on nende koht, et kas see on nüüd ära peetud? Või on see vaidlus ikkagi, et sulgeme tänavaid, teeme rattateid, kõike muud. Kuidas teile tundub? Mina ei pea seda õigeks. Ma ei pea seda õigeks, et me nügime poolvägisi inimesed millegi peale, on see ratas, tõukeratas, mida iganes,
ärme unusta ka inimeste elulisi perekondlikke vajadusi. Ma ei kujuta hästi endale ette noort ema 2 lapsega, üks on vaja viia lasteaeda ja teine kooli. Mis see lahendus on? Hommikul kastirattaga kodu eest stardid ja nüüd lähed või? Kui väljas on -15 ja lund sajab. Seda enam. Kuidas? Ma nagu... Ja teiseks see teema, mis Tiit puudutas, parkimise tasu. Mul on sellega väga päri. Noh, eks New York ja Manhattan ongi natuke teine linn kui Tallinna. Aga Lõuna-Euroopasse, võib pool naljaga öelda, parkiga auto Monacos, seal on 2.40 maksab tund aega parkimist. Aga linnas, kui nüüd minna veel parkimistasude juurde, ma ei pea seda õigeks. Me ei tohiks Tallinna inimesi kesklinnast, südalinnast ja vanalinnast nagu välja hirmutada. Ja esimene asi on nende samade parkimistasudega. Pere läheb õhtul, need samad restoranid on ju tegelikult meil hädas, kliente ei ole. Inimestel on niigi probleem. Sa lähed õhtul välja, lähed perega sööma 4, sa juba pead arvestama, su arve on suurusjärk vähemalt 100 ja nüüd sa maksad 3-4 tunni parkimisest, maksad veel mingi 30-35 eurot juurde. Mul on küll kesklinnas parkimiskoht, alaline parkimiskoht olemas tänu töökohale. Õnnelik inimene. Aga, no jaa, aga ei no me maksame selle eest raha loomulikult. Aga ma ütleks, et kui pereliikmed mõnikord tulevad linna, siis, ja nad ei saa tulla bussiga, siis ma olen mõnikord öelnud, et et ära tule autoga, võtta takso, see on odavam. Et kui sa tuled 4-5 tunniks, eks ole, et siis see on odavam ja see on tegelikult ka natukene nagu absurd, või ei? Just, ongi. Ja ma sellest räägin, et need arvud natukene, nad peaksid ikka omavahel olema, peaks olema mingi majanduslik mõtekus või mingi seos, et ta ei saa minna nagu absurdiks. Nii, aga meil on kohe 15. mail on ees Tallinna päev ja sellega seoses oli nüüd üks vahva skandaal siin, millega te linnavalitsuses hakkama saite, et te tahtsite panna linna suured lipud, et kas tõesti lipu panemine Tallinna, Eesti lipu panemine Tallinnasse on nii turbulentsi tekitav teema? No näed, tuleb välja, et on, me tegelikult tulime selle mõttega lagedale koalitsioonilepingu läbirääkimistel. Mihhail Kõlvart ütles, et et meil oleks Tallinnasse vaja ühte sellist kohta juurde, kus au sisse tõstetud Eesti lipp võiks olla selline nii-öelda sümbolkoht, kuhu siis mõtteliselt saab öelda, et Tallinn on Eesti pealinn ja loomulikult seda markeerida sellega. Kirjutasime ka linnavalitsuse tööplaani, siis minu vastutusalas see on ja oleme koos oma linnaplaneerimise arhitektidega vaadanud, et millised kohad, millised lahendused, et lipp väärikalt linnaruumis välja tuua. Nii nagu ikka mõned dokumendid moel või teisel lekivad, eelmisel nädalal ajakirjanikud hakkasid pärima, et miks te teete sellist asja. Ja loomulikult ega sellest käivitusid ka mõned poliitikud ja nüüd meil tulebki siis selgitada, et miks me Eesti pealinnas tahame panna suurt lipumasti püsti, kus siis trikoloor võiks uhkelt lehvida. Küsimus selles, et millal on eraldi, sest me hetkel tööprotsessis tegeleme eelarvestamise ja projekteerimise ja kõige sellega, aga mind samuti hämmastas see, et miks nii-öelda tulevad sellised poliitpostitused ja pealkirjad, et see on justkui SRÜ stiil, mida üks linnavolinik ütles. Miks seda nime ei taha välja öelda, ma ütlen kõva häälega välja. Vladimir Svet. Jah, Svetile võib-olla Eesti lipp ei meeldi. Ei meeldi just, jah. Vale värv on. Just. Ja siis me selgitame neile, et Tallinn on Eesti pealinn, Eesti lippe tegelikult ma võin nendele rõõmuks öelda, tuleb veel, et see Pirita tee ja Narva maantee ristumiskoht lauluväljaku juures ei jää kindlasti mitte viimaseks. Kujuta ette, kui tuleb ilus laulupeo rongkeik sealt mööda, et see ongi see, kus sa nii-öelda mentaalselt juba ka oled finišis, sa oled kohale jõudnud, sind tervitab
esialgsete plaanide kohaselt näiteks 40 meetri kõrgune lipumast, kus siis vastavalt lipuseaduse proportsioonidele on suur kangas ka üleval. Noh, minu meelest mõjub nagu väga uhkelt, kui sa tuled ka Meretsi, näed juba, et Tallinn paistab. Väga äge idee. Mulle isiklikult see väga meeldib ja see koht, mis on üks variantidest, Russalka vastas seal üle tee ristmikul, seal on just selline nagu plats ja minu meelest sinna sobiks väga hästi see 40-meetrine mast, millest Tiit räägib ja lipu mõõtaks 6,4 korda 10 meetrit ehk siis 64 ruutu. Minu arust oleks väga, väga efektne ja väga äge koht. Ja tegelikult see ei ole ka esimene, kui ma meenutan aega, kui ma olin noor linnaosavanem Pirital, see võis olla aastal 2015 või 14, kui me 20. augustil vana Pirita postkontori juures mäletamist mööda vist 18-meetrise lipumasti ülesse panime ja 20. augustil seda veel Linnapea Savisaarega avasime. No oli väga uhke ja lipp lehvib siiamaani väga, väga ägedalt, nii et selliseid sümboleid meie linnaruumis näha, ma arvan, et on väga ilus. No siit ma natuke laiendaks seda teemat, et meil on ju olnud suuri vaidlusi ausammaste osas, me oleme neid teisaldanud ühte teise kohta, et mis rolli üldse mängivad sellises kaasaegses linnas sellised, kuidas öelda, memoriaalid, riigiregaalid, väljakud, pargid, sellised kohad, kus ei ole lihtsalt mitte, et me jalutame seal, vaid seal on mingisugused siis, erilised sümbolid. No see on ikkagi ka emotsiooni koht, see on ka sellise uhkuse koht, kus läbi ajaloo või siis läbi riigi sümbolite ja värvide rõhutada seda, kus me oleme ja kes me oleme. Et selles mõttes ma arvan, et väga, väga olulised sümbolid. Kui me maailmas ringi käime, siis tegelikult ei ole võimalik öelda, et see oleks justkui ainult autoritaarsete riikide mood ja komme panna hiiglaslikke lippe üles ühes või teises linnas. Ma julgeks nendele kriitikutele meelde tuletada, et siit mitte väga kaugel Haminas soomlased on pannud üles lipumasti, millele meie oma plaanides jääme päris kõvasti alla. Yeah. Sommidel on 100 meetrit lipumast, et ma ei ütleks, et soomlased oleksid kuidagi negatiivse iseloomustusega võimalik kategoriseerida näiteks SRÜ riikide hulka, nagu mõned sotsialistid arvavad. Aga kas me ei tahtnud siis natukene võistelda sommidega ja panna siis nagu 105 meetrit? No. ma ei tea. Tallinnas Oleviste kirik oli tegelikult omal ajal Euroopa kõige kõrgem ehitis. Et eestlastel ikkagi kuskil see, et midagi suurt teha, on sees olemas. No ikka on sees olemas, aga eks me peame vaatama, et alati ei pea võistlema, et kui meie oleme rõõmsad ja uhked selle masti üle seal, siis palun, aga nagu ma varasemalt ka mainisin, kindlasti on meil veel neid kohti, mis on arhitektid läbi töötanud, kuhu me oma rahvusvärve saame välja tuua, mitte ainuüksi lipukangana sellise klassikalisena masti otsas, aga mere ääres tuleb ka purjeid, mis on sinimustvalged. Aga see on ju hea idee, see on ju hea iseenesest, kui sa võistled või sa proovid olla parem või sa proovid teha mingit asja paremini, suuremana, ilusamana, selle asemel, et mõte on, et saaks nüüd selle naabri kuuri kuidagi ära lõhkuda, ehitaks enda kuuri parema. See on ju äge ju. Tallinnas on alati, kui võim on vahetunud, on tekkinud mingisugused uusi värskeid mõtteid ka. Lipp on tore, aga kas on midagi veel? Et näiteks ma mäletan seda vaidlust Reidi tee osas. Ma ise tulen ka Piritalt igal hommikul tööle. Ma olen väga õnnelik, et see on tehtud ja mul on selline tunne, et see ruum on väärtuslik, see meeldib inimestele. Mis järgmised sellised projektid võiksid olla? Tiit? Ma ei saa ju kõiki asju välja rääkida, sest pärast enne seda, kui me tööprotsessis oleme eelarvestama seda on rääkida tagantjärgi. Ja, absoluutselt. Sellepärast, et ma saan aru, et su saade on väga populaarne, seda vaatavad paljud ja siis peab hakkama jälle nii-öelda
tegelema nende tööprotsessi segajatega, kes hakkavad sul igat koma kohta ajama, neid asju kindlasti tuleb, mis linnaruumis kindlasti jäävad mingiks ajamärgiks, mingid teenused ja tegevused kindlasti jäävad. Noh, mis me praegu oleme teinud inimeste toimetulekut, arvestades koolide alustamise toetuse suurendamine, lasteaia kohatasud, kõik sellised asjad, aga selliseid sümbolasju kindlasti tuleb ka. Ma räägiks praktilist asjast, mis on minu soov või võib-olla unelm, ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga ma väga loodan, et mingi aeg jõuab Tallinna linn sinnamaani, et hakatakse tõsiselt tegelema ja projekteerima Tallinna väikest ringteed. See oleks asi, mis minu nägemuses aitaks kõvasti kaasa ummikute parandamisele ja kogu sellele liiklusele, mis tegelikult täna on selline pendelliiklus ühest linnaosast teise ja see kõik käib läbi selle kitsa kikilipsu, milleks ongi Tallinna kesklinn ja see täna ei võta enam seda kõike vastu. Et erinevad ideed, tunnelid, kõik see on hea, aga noh, mingi lõpuks peab mingi asja välja mõtlema. Miroslav Urmas Sõõrumaa kirjutas siin just Postimehes mõni päev tagasi sellest, et tegelikult tuleb Tallinna kesklinna liiklus viia maa alla. Et kas teil on mõni mõte, kuidas seda kesklinna koormust vähendada, et noh, metrood meil vist Tallinnasse ei tule, kuigi mina seda väga toetaks. Vähemalt üks pikk liin, Tallinn on ju selline pikk soolikas, nagu sa või Tiit vist viitas sellele, et mis need lahendused on? Jah, aga see metroo, no mõnda, sul peab olema mingi kogus ka nende kasutajaid. Ma kardan, et see peale maksmine, mis sinna tuleb, see on päris suur, see on kallis, see on väga kallis lahendus. Tunnel, jah, miks mitte, see on üks lahendustest või siis nagu ma ütlesin, et ringtee, aga midagi peab välja mõtlema, kuidagi selle Tallinna kesklinna liikluskoormuse peaks saama ära hajutada. See täna tapab linna ja just kesklinnana. Vaadake, mis toimub, vabandust, ma korra segan vahele. Vaadake, mis toimub täna tegelikult Vabaduse väljakust kuni Kosmosekinoni. Praktiliselt tänav on välja surnud. Sa ei saa kuskile, sa ei saa autoga ligi, inimesi seal praktiliselt ei liigu ja ükski äri 3-4 kuud, maksimum pool aastat seal vastu ei pea. See on surnud tänavajupp. Täna Tallinna linna jaoks kesklinnas, linnavalitsuse kõrval. Ma tegelikult tulen selle Jaaneki mõttega ikkagi kaasa, et mitte tagant järele rääkida headest asjadest, vaid kuulutada ka võib-olla natukene ette. Me sellel nädalal saatsime linnavalitsusest volikogu poole teele üldplaneeringu algatamise mõtte. Ja sealt kindlasti koorub välja ka selle liikluse lahenduste erinevaid nüansse. Sa mainisid siin ettevõtjad Sõõrumaad. Mõni nädal tagasi arutasime just seda sama liiklusküsimust, et kuidas ja kui palju on võimalik Tallinnas liiklust maa alla viia. Lähiajal pannakse Talsingis uuele hoonele nurgakivi ja sealt samast võiks alata ka see, kus liiklus osaliselt läheb maa alla. Ehk see on siis sealt Rotermanni ja Talsingi vahelisest koridorist. Ta võiks Koone bastioni juurest ollagi maa all, Balti jaama juurest sealt mööda ja sealt siis võib-olla ka hargneda. Eks seal loomulikult on maksumuse küsimus, kes ja kuidas seda ehitab. See võimaldaks meil ühtepidi sellist autovaba tänavaruumi juurde saada, mis teinekord sumbub sellistesse ideoloogilistesse vaidlustesse, aga kindlasti on sellel ka oma praktiline väärtus, ehk et liiklusest on võimalik siin uutmoodi mõelda. Aga kui suurtest asjadest rääkida, mis meil vahepeal on töös olnud ja siis kui linnas vahepeal võim muutus riigihanke võitjaga lepingu allakirjutamisel ametnikel linnavõim rebis pastaka käest ära, siis paljude tallinlaste ja Miroslavi rõõmuks me ikkagi tahame selle olümpiamõõtmetes ujulaga Lasnamäel jõuda nii kaugele, et basseini saaks ka vee sisse lasta. Kui linnas võim ei oleks vahepeal muutunud, siis tegelikult ma julgen arvata, et meil käiks juba sisetööd. Ma muuseas külastasin 2 nädalat tagasi Usbekistani ja nemad olid ehitanud terve spordilinnaku 100 hektarile, kus oli siis 2 jalgpallistaadionit, vähemalt 2 täismõõtmes olümpiaujulat, hotellid, värgid, kõik selline asi. See ujula teema tundub mulle sellepärast ka väga südamelähedane. Mul on selline tunne, et Tallinnas nende spordirajatiste ehitamisega ka, ma ütlen, et võiks hoogu juurde anda.
no võiks, aga vaata siin jääb väga palju selle ressursi küsimuse taha. Me mõned aastad tagasi saime valmis kergejõustikuhalli renoveerimisega. Ehk et Herne tänava hall, mis on paljudele ka tippsportlastele ja harrastajatele väga heaks treeningkohaks, ainuüksi selle renoveerimine läks meil jämedalt 14 miljonit. Meil on olümpiaujulas plaan seda koos erasektoriga teha, sellepärast et üks on investeeringu komponent, teine on see, et selle igapäevane opereerimine on päris kallis. Ei tea väga palju neid sportujulaid, mis suudaks ise ots-otsaga kokku tulla, eks ta on ikkagi pigem see, kus avalik sektor peab peale maksma ja neid arvutsi on väga erinevaid olnud. Ehk et mida me oleme ka oma tegevuses linnas välja toonud, on see, et lisaks sellistele spordi suurtele objektidele luua juurde piletivabu sportimisvõimalusi. Ehk et see ei sõltu lahtioleku aegadest, sinu võimalustest, vaid et piletivabu sportimisvõimalusi tuleks juurde, kus sa saaksid siis liikuda ja tunda rõõmu. See on ilus näide, mis sa tõid Usbekistani osas, 100 hektarit, kadestan neid. Tuleb hakata diivani seest naftat ja gaasi otsima. Siis me saame ka endale, 100 hektari peale võib-olla ei saa. Meil on maad natuke väike, vähem nagu, et saame äkki 2-30 peale, aga algus peaks hakkama naftast gaasist pihta. No mulle tundub, et see sport on Eestis praegu natukene nagu põlu. Ei, ma arvan, et ta natuke põlu all, et spordis meil kipub olema niimoodi, et siin räägitakse, et sport teevad ainult onu Heinod. Aga tegelikult on küsimus ikkagi selles, et see on tervisesport, see on rahvasport ja võib-olla alles siis tippsport, et tegelikult mulle tundub, et see on tegelikult see võti. See onu Heinode jutt, me ei pea sinna minema. Õiged mõistusega matematikat oskavad mehed istusid maha, panid plussid, miinused kokku ja jõudsid otsusele. Mis onu Heinod? Ei, ma arvan, et lihtsalt peaminister sildistas ära tegelikult väga suure osa Eesti spordijuhtidest, aga kui tulla veel korra selle sportimisvõimaluste juurde, siis paljudel on tundunud, et Lasnamägi on saanud ikkagi oluliselt rohkem selliseid märgilisi objekte. Kas linnas on tegelikult need enam-vähem tasakaalus või kuidas on? Arvestame sellega, et Lasnamäe on suurem kui Tartu linn oma elanike poolest ja eks seal on olnud seda maaressurssi tegelikult ka. Et loomulikult uhke Tondiraba jäähall, Lasnamäel on oma kergejõustikuhall, meil tegelikult on mõttes Lasnamäele veel üks jalgpallihall vähemalt juurde teha sulgpallihalli kõrvale, et tegelikult seda sporti nii siseruumis kui väljas on võimalik teha ja see kontsentratsioon tegelikult võib esmapilgul tunduda, et kõik asjad lähevad Lasnamäele. Seal on ühtepidi olnud maaressurssi inimesi, aga meil on ka Nõmmel väga ilus ujula. Meil on Mustamäel kindlasti sportimisvõimalusi, Sõle spordikeskus, millele on plaanis ka väikene juurdeehitus teha. Et tegelikult igal pool linnas leiab ja kui sa mainisid siin saate alguses ka ilusat Tallinna päeva, siis Tallinna päeva spordihommik kindlasti on see, mis annab võimaluse nende keskustega tutvuda. Olgu siis kesklinnas, Nõmmel, Pirital, kus iganes, et velodroomi kõrvale siin juba 10-15 aastat tagasi rajatud tervisespordimaja, et tegelikult meil on Tallinnas, ma usun, spordiga pigem hästi, sest seda on hoitud läbi aastate fookuses. Ma kohe küsin teilt, mõelge natuke, kuidas te Tallinna päeva tähistate, aga mina tean täpselt, hakkan õhtul natukene varem kontorist koju minema kell 4. Tallinna linna valitsuse hoone juures on mul võimalik kuulata Nublu kontserti täiesti tasuta. Mida teie teete? Praegu saadad inimesed valesse kohta. Nii. Ei lähe linnavalitsuse juurde. Volikogu, jah. Volikogu hoone teisel korrusel volikogu esimehe kabineti rõdult esineb kell 16.00 Nublu. Ma plaanin ka sinna minna.
minu arust väga äge üritus sinna sellise kella. Tiit, kas sa tuled ka, et saame Kesselaiu rütmis natukene hängida? Tead, mina hängin Kesselaiu rütmis paarisaja noorega, sellepärast, et mina võtsin endale 2 aastat tagasi sellise poolühiskondliku kohustuse. Ma olen 2 Tallinna gümnaasiumis riigikaitseõpetuse õpetaja ja mina reede, laupäev, pühapäev olen oma noortega laagris ja naudime metsas telgis loodetavasti head ilma ja paarsada noort riigikaitselaagris on need, kes minu Tallinna päeva ja nädalavahetuse sisustavad. Ja väga korralik üritus, tubli. Aga soovides kõigile kaunist Tallinna päeva, täna olid stuudios Miroslav Berezovski, kes on Lasnamäe linnaosa vanem, ja Tiit Terik, kes on Tallinna abilinnapea, mina saatejuhina Janek Mägi. Kaunist keskhommikut teile kõigile ja Tallinna päev tuleb 15. mail, nautige seda ka.